täna on mul esimene vaba päev. Ma olen päeva otsa koristanud, siis puhanud, koristanud, tegin süüa. Ja nüüd ma mõtlesin, et kuna vihm jäi järgi, no päeva otsa sadas ikka täiega. Nüüd jäi järgi, kell on 8 ja me lähme Marellaga nüüd kesklinna. Räägime viikendi juttu ja mõtleme, mis kaasa võtta, mida mitte ja õhtul vaatame filmi. Marella ostis pileti täna endale, mina saan ka nüüd õhtul kätte. Jess, varsti on olemas, siis on kindel. Siis on bussipilet olemas, on ürituse pilet olemas, siis võib viikendile minna. No mitte veel, paari päeva pärast. Aga varsti minek. Sain kätte. Nüüd on kindel minek vähemalt. Oma süda, meil on siin üleval ja seal drooni juures kaamera, kes teeb väga vahva pildi. Keegi tahab mu juukst endale. Ma võin vabalt ära anda. Nagu, mida? Miks? Ma ei saa aru, miks? Tervisin juukseid täna. Ma järjest tumedamaks lähen. Varsti on jälle must raudselt. No mustad juuksed, sest mitte mina olen mustad juuksed. Ühesõnaga, täna on teisipäev, teine puhkusepäev. Eelõhtul käisime Marellaga Tartufil, vaatasime filmi. See muidugi poolikuks, sest et Marella tahtis oma vennaga kokku saada ja me ei hakanud nagu pärast poole pealt enam tagasi minema. Ma arvan, et istekohad võeti ka ära juba ja nii külm oli, ma ei tea. Siuke tunne nagu talv oleks olnud ausalt. Ma ei saa aru, kuidas nii külm oli. Ja siis me pidime ratastega koju sõitma. Ainult 2 päeva on jäänud. Ma ei jõua ära vaadata. Vaikselt asju pakkima hakata ja Kätsi tuli nüüd minu juurde. Nüüd me lähme võtame süüa ja siis vaatame edasi. Tulin Marellaga kesklinna praegu ja nüüd lähme vaatame Kalevi kommipoodi, šokolaadipoodi täpsemalt. Et vaatame siis sellele perele, kes meid seal Pärnus siis öelda hostib, et neile siis mingid külakostid kaasa, et käime seal Kalevi šokolaadipoes. Nüüd meil tuli uus plaan, me tulime seal kommipoest ära ja mõtlesime, et noh, ei hakka mingit kommikiiki. Mõtlesime, et ostame kohvi ja siis kringlit. Turu peal peaks mingi pagarikoht vist olema, vist. Ei ole kindel. Me läheme uurime ja vaatame. Siis mõtlesime, et kringlit saavad ju kõik siia suured ja väiksed ja kohvi jääb siis suurtele ja see on niisugune, peaks olema hea variant, parem ikka kui ainult kommid selles suhtes. Nii, nüüd on asi tõsine. Homme on viikendile minek ja ma pean kõik asju kokku panema, vaatama, mis mul vaja on, mis mul vaja ei ole, et võimalikult vähe asju saaks, et tassima ei peaks pikkades ja pean vaatama, et kodu oleks korras, prügi saaks välja viidud, et see haisema ei jääks ja siis selleks 4 päevaks. Ja ma sain loomadele, kassile ja kalale siis hoidja, no mitte hoidja, mul õde käib siis päevas korra vaatab, annab kassile süüa ja kalale süüa ja siis vaatab, kas kõik on korras ikka. Panen asjad nii, et Zoe siin mingit pahandust teha ei saaks, kui ta üksi on. Mul on küll nii kahju, et üksi jääb, ma ei taha üldse, et ta peaks nii kaua üksi olema, tal on nagu nii igav siin. Siin on nii vähe ruumi ka, ta ei saa väga joosta ka. Kurb. Loodan, et kunagi ma saan suurema kodu ja siis saab Zoe joosta vabalt ja õnnelikult. Aga ma lähen viin nüüd prügi ära, sest et muidu ma unustan. Prügi ära, prismakotiga. Vaatan, kui õhku on puhas, kedagi vees ei ole. Saab loogida. Oh my god, täna weekend, ma varsti lähen bussi peale. Ma ei jõua ära oodata. Kui kiireks läks. Tegelikult me peaksime kesklinnast läbi käima ja ostma kringli ja kohvi veel. Aga mul ei lähe bussi varem. Marelle. Jaa. 12.07 läheb buss. Siis ma jõuan mingi 15 läbi sinna. Jah. Et siis jookseme ruttu kringli järgi koos. Jaa, ma helistan. Okei. Noh, tšau.
väga hea mõte, ära hoia neti sees ja võta akut läheb vaja. Siis 12:45 läheb buss, praegu on kell hakkab kohe 12 saama. Ma olen natuke ärev, siuke tunne nagu hambaarsti juurde läheks. Või eksamile. Aga loodan, me jõuame ilusti kohale sinna ja midagi ei juhtu. Ärkasin küll kell 9 üles, aga ikkagi jäi aega väheks, ma ei tea. Ja Joey, sina oli siis tubli tüdruk siin, on ju? Peab 4 päeva üksi olema. Õnneks mõde käib teda vaatamas päevas korra. Ta annab süüa ja värsket vett. Ära siis Joey kurb ole, on ju? Ära ole kurb. Ma hakkan teda nii katsema ju. Ma ei saa teda maha jätta, siuke tunnelega tahaks mu laps. Veits imelik ja ma kassimutt olen. Aga mul ei ole kedagi peale tema. Tuli on ka kaitseväes ja tema on ainuke, kes nagu minuga on ja siis ma jätan ta niimoodi maha mitmeks päevaks. Teil peab üksi olema, mitte midagi tal teha ei ole. Jätsin küll hundiku mänguasju, aga ta kaotab neid nii ruttu ära, siis pärast on jälle igav läheb. Ei oska midagi teha ka, et tal siin lõbus oleks. Aga ma arvan, et Pärnus näeme. Jõudsime bussi ja varsti hakkame sõitma. Kuumsud sai minust ära pandud ja kringli võtsime ka. Kringil on seal üle. Ootan, et kuskil ära ei veere sõidu pealt. Ja nüüd siis 2,5 tundi sõitu, jah? Yes. Nii et läksime. Juhu! Me oleme Pärnus nüüd. Tegime meigi ära. Ja valisime õiged riided. Ja Marel on ka seal. Ja me läheme kohe alla. Me oleme 3. korrusel. Varsti hakkame minema Weekendile, on ja varsti tulevad head esitajad. Selleks ajaks peab ikka kohal olema. Muideks saime teada, et Weekend läheb edasi. Et ei hakkagi kell 4 ja hakkab hoopis pool 6. Ja nüüd, see on meil väga hea. Nüüd on aega rohkem. Nüüd lähme Weekendile. Marelle, vaat siia. Vaata korra, vaata korra. Joo, ma olen Weekendil! Because you guys are the best fucking crowd. Thank you so much for jumping with me to every song so far. Are you ready to shock the world with the craziest fucking photo right now, right here? I'm gonna make sure to post this up on my Instagram, on my Facebook. I want the whole world to see what Estonia fucking looks like. Put your flags up, put your signs up. You got some beautiful cake me signs. I'm hungry, cake me. You want some cake? Everybody else, let me see your hands up. Put your hands up, put your fucking hands up. Put your hands up, put your fucking hands up. Put your hands up.
täna weekendi teine päev siis ja hommikul oli veits hõre olla, aga saime üle sellest. Kell on praegu juba, mis kell on? Ma ei tea. Umbes 3 või? Ma ei tea. Siin üldse ei tea. 3:05 juba. Kell hakkab 5 saama. Mõtlesime, et varsti peaks minema. Kail oli ülikõva, nagu nii lahe oli. Ja ma arvan, et see materjal, see videomaterjal, mis ma sealt sain, on päris hea. Aga kaameraga oli siuke asi, et profikaamera tohi kaasa võtta sinna, aga no mina ei tea ju, mis see profikaamera on, siis nagu mina enda kaamerat ei pea profikaameraks, sest see on mingi väike junn mul. Ja kui seal kontrollist läks läbi, siis ta küsis, kas objektiiv käib otsast ära nagu kaameral. Siis ma ütlesin, käib küll, jah. Ja siis ta ütles, et siis ei tohi seda sisse võtta. Siis ma ütlesin, nagu, mis ma siis teen, nagu, et kas ma tast panen, vaata, et ma ei hakka tagasi koju minema, et seda kaamera ära viima. Nagu ma otseselt niimoodi ei öelnud, aga küsingi, mis ma siis teen, siis ta ütles, et mine siis, nagu lasi mul ikkagi minna. Et vedas selles suhtes, aga ma ei tea, kas ma täna julgen kaasa võtta. Pärast on mingi kurjamturva ja ütleb, et ei, sa ei saa sellega sisse, ongi kõik. Siis ma siis teen, siis ma pean üksi koju minema. Sest ta teeb viimase show. Ja siis, oh my god, ei jõua õhtut ära oodata. Sest lootsid ei ole nii kõva, nagu oli eile. Võib-olla seal kõvem, kes teab. Ma ei saanud lukki tegemisega hakkama, siis ma mõtlesin, ma juuksed kinni. Ja ma teen varsti niikuinii need ikka lahti. Ma ei tea, ma ei suuda olla lihtsalt. Või siis ta tuleb ise lahti.
Life on the go, Tiesto. Chop up the soul, Tiesto. Playing the trance, Tiesto. I hate the new Tiesto. The house music, Tiesto. Nii, täna on weekendi 3. päev ja ma mõtlesin täna mu kaamerat kaasa võtta, sest et teil oli nii halb selle kaameraga, et rippus mu kaelas kogu aeg ja segas nii palju, et ma ei saanud hüpata kareldaga midagi. Ja vihma tuli ka, et ma kardan, et täna tuleb ka vihma, siis on kaamera vähemalt kaitstud kodus soojas, kuivas. Ja kell on mingi 5-6 äkki vist juba. 6 pigem. Jah, pigem 6. Lähme nüüd alla ja siis varsti hakkame siis weekendile minema. Tulin koju, suvi nii katseb. Vaadake nüüd, tuleb kohe järgi. Isegi ei pea ütlema midagi. Nüüd lähen kõnni ära. Kas igatisid mind või? No, karjub kohe, et ära mine ära. Nii armas, see on nii armas. Tulen ära. See on nii armas. Kas igatisid mind palju või? Issa, ma ei ole näinud teda sellisena kunagi. Isegi siis, kui me Saaremaal olime, me olime samamoodi 4 päeva ära. Tegelikult polnud nii palju, selles suhtes, et kui me 4 päeva läksime, siis 4 päeva ta nägi meid. Reede laupäev ei näinud. Ja siis pühapäev, kui tagasi olime, siis juba jälle nägi, vaata. Aga siis ta nagu ei olnud üldse nii paimajas. Aga nüüd on üldse teine asi. Kas igatsid seekord rohkem mind või?